tere tulemast! Tere tulemast, hea vaataja! Mul on nii hea meel, et sa oled tagasi, sest meil algab uus hooaeg. Stuudios on tore ja tegelikult on täitsa huvitav öelda, et me justkui alustame, aga me alustame ühe asja lõpetamisega. Nimelt täna on suve viimane päev ja meie tahame panna suvele punkti ja sellele punkti, mis praegu suvel on tore noored teinud. Kui te mäletate, siis tegelikult võtsid need mikrofoni enda kätte juba kevadel. Kui te tahate seda hetke meenutada, siis see on siin. Ma annaks hea meelega teatepulga edasi teile. See kõlab nii hästi, et on raske keelduda. Võtame teatepulga vastu. Ja nüüd, mis nad siis suvel tegid? Nad tõesti tegid ära need klipid. Nad tõesti tegid igal nädalal ägedaid klippe, ägedaid lugusid sellest, kuidas nemad on kogenud tore suvekooli, sest suvekool sai meil 15 ja see on väga pidulik suvi olnud. Ja siis toimus suvekool ise 3 päeva täis pidulikkust ja ka sellest tegid noored saate koha pealt, otse reportaaž, otse krabasid nad teisi noori ja ka juhendajaid ja ka koolitajaid, et saada täpselt kätte see otse info, et mis siis seal juhtus ja kuidas seal olla on. Aga nüüd minul on väga hea meel, et me oleme täpselt nende mõnusate võrkkiikede sees, mis oli meil sümboliks tore suvekool 15, kus tore vant mõnusasti pikutas, et panna siis sellele suvele punkt. Ja mul on veel parem meel, et mul on jällegi hea võimalus alustada just noortega ja nad on mul siin stuudios ja nad on osalejad suvekoolist. No tere Mare ja tere Remek! No tere! Kust teie tulete? Me mõlemad tuleme Rakverest. Rakvere noored pole veel stuudios käinud, see on nii äge. Ja tegelikult kuigi te olite osalejad suvekoolis ja kindlasti on suvekool see, millest me rääkida tahame, siis me ei alusta sellest, me alustame hoopis teie tore loost. Et kas ma saan õigesti aru, et te olete toresse sattunud just nimelt Rakvere koolis? Sest praegu on vist niimoodi, et Remek, sina oled tegelikult edasi läinud Rakvere Reaalgümnaasiumist ühte teise kooli. Rakvere ametikooli. Samas linnas. Jah. No nii, aga mitu aastat peab tagasi kerima, et rääkida seda lugu, et kuidas te sattusite? Teil on see kindlasti erinev see lugu. Minu puhul peab tagasi minema 4 aastat, siis kui mina olin 6. klassis. No sellest on ikka päris tükk aega möödas juba. Mäletan, et esimene kord ma läksin sinna ja vaatasin, et selline huvitav grupp tuli kokku, vaatasin, et ma ei teagi, kas on minu teema seal olla praegu. Ja siis käisin paar korda kohal ja vaatasin, et täitsa lõbus on ja lõpetasin siis ka ära koolituse, vaatasin, et ja ei tahtnudki enam ära minna. Jäin sinna samma ja siiamaani käin seal ikka iga aasta. Näitan enda nägu kas korra või 2 või annan enda kogemusi edasi ja selline alati on seal midagi uut. Väga lõbus koht on. Paaril viimasel aastal on vist seda nägu nagu raske olnud näidata, jah? Et kuidas teil on see distantsi ajal see ring toiminud? No tõesti selline veidi keerulisem on, aga me oleme leidnud hea viisi, mis on lihtsalt teha videokõnest üksteisega. Otseselt siis teemast ei võtagi sellel ajal, vaid niisama saame kokku ja veedame aega. Et selline seltskond ongi vaja sellisel raskel ajal, et koos olla, rääkida niisama juttu natukene. Üldiselt väga lõbus. Et tähtis on olnud see kontakti hoidmine kui selline? See ongi jah peamiselt, et oleks inimesi, kellega suhelt, et see ei kaoks. Seda me peame ise ka tore juures väga oluliseks. Ja Remek? Minu lugu hakkas 3 aastat tagasi. Ma mäletan seda aastat natuke vähe, aga ma mäletan, ma tahtsin tulla, et ma peaks ennast nagu natuke uuendama. Peaks julgemaks saama. Ainuke põhjus oligi ja ma mäletan, ma läksin sinna kohale. 15 minutit võin varem kohale, kõik olid tüdrukud. Mul oli selline paanikarünnak, neist tuli üks teine poiss. Ma ei nagu tähin kahad. Edasi läks isegi päris lõbusasti. Ma olin päris tihti närvis, ma ei olnud inimestega harjunud sellel ajal. Aga sealt edasi minnes aina paremaks läks. See on nii põnev.
tuled siukse mõtte peale, et peaks ennast värskendama, nagu uuendama. Issand, kui huvitav. Ja nii julge on siis minna teiste sekka, kui sa ei pea parasjagu ennast selliseks teiste inimeste inimeseks, on ju. See on nii julge kuidagi tegu ja hästi tore, et sul oli see kogemus hea ja positiivne ja sa saad täna öelda, et aina paremaks läks. Niimoodi, aga Mare, sinuga on vist toimunud suisa see lugu, et ütle mulle nüüd, kas on õige, et sina oled täna Rakvere Reaalgümnaasiumis õpilasesinduse president? Täiesti tõsi, nii see on. Kui uhke. No eks see võttis ka ikka tükk aega, ma sain õpilasesindus käia nüüd vist on 4. aasta seal. Alguses esimene aasta lihtsalt olin, vaatasin kõrvalt, natukene aitasin. Järgmine aasta juba aitasin rohkem, vaatasin, et täitsa meeldib juba see tegemine, et ikka tahaks aidata kooli rohkem ja neid üritusi korraldada väga lõbus. 3. aasta vaatasin, et meil on vähe inimesi seal natukene, ja vaatasin, et ma olen juba üks vanematest seal pandi asepresidendiks. Ja nüüd see aasta vaatasin, et ma olengi selline üks kõige vanematest, kes järgi on jäänud, sellepärast, et kõik vaatasid, et gümnaasiumi osa käes juba, raske aastad, kes hakkab kooli lõpetama seal, nii et vaatasingi, et saingi presidendiks juba. Algul küll ei oodanud, et selline tulevik võib olla, üldiselt ei pea ennast väga juhtivaks inimeseks, aga tundub, et teistele meeldib minu järel käia, nii et võtsin selle ameti hea meelega vastu ja olen väga õnnelik praegu seal. No nii, mis teil siis kavas on? No meil on igasugu plaane, praegu on meil tulemas teadlastöö, millega siis näeme kõvasti vaeva, et teha kooli ilusaks ja et õpilastel oleks tore. Ning siis muidugi ka teeme väikestele palju rõõmu, hakkame oktoobris tegelema mänguvahetundidega, et väikestel oleks midagi teha, et nad saaksid elada paremini kooli sisse. Ja niimoodi ka suurtele, nendele teeme me näiteks stiilipäevi, et nad saaksid vahepeal proovida midagi muud, mis ei ole nii igapäevan nende jaoks ja et katsetada üldse enda stiiliga. Et igasugu sükest väikest meeldivat kraami, mis teeks õpilaste elu paremaks ja huvitavamaks. Ja kui niimoodi nüüd küsida seda, et see on kõik nüüd õpilasesinduse presidendi koha pealt vaadates, aga et ma olen kuulnud, et te tegelikult teete ka torega selliseid kogu kooli kaasavaid asju. Et mis sa seal koha peal oskad öelda? Mida te olete näiteks teinud juba ägedat? Tegelikult need mänguvahetunnid ongi olnud meil peamiselt tore algatatud. Sest nemad ikka on need, kes mõtlevad, et no aga oleks ühtne kool, oleks selline head, sõbralikud suhted kõigi vahel. Nemad tahtsidki, et väikest oleks just siukene hea kokkusaamine. Ja siis sellest algaski see tava juba nüüd juba 2 aastat siis hakkame tegelema sellega ja ikka tükk aega saab ikka nädalate kaupa teha neid mänguvahetunde. Ja torekad on meil õpilasesindusel suureks abiks ka seal ikka alati. Ja kuidas see osalejatele meeldib? Nad ootavad mänguvahetunde? No ainult kiita oleme saanud. Ega seal midagi halb pole välja tulnud ja vahepeal on näha isegi, et väiksed mängivad mänge edasi vahetundides, mida me oleme neile õpetanud. Mis ongi see, mida me tahame saavutada, et anda neile midagi, mida nad saaksid oma klassis veel edasi teha. Väga äge kuulda. Remek, kui sa enne ütlesid, et aina paremaks läheb, siis mis sa täpsemalt mõtlesid sellega? Mis sul läheb paremaks? Mida sa ise tunned, et sinuga juhtub? No minul juhtus niimoodi, et esimene aasta läks küll aeglaselt selle progressiga, aga teisel aastal ma tundsin ennast palju julgemalt. Juba esimesel päeval, kui olid uued inimesed, ma tulin natuke hiljem isegi. Ja mul ei olnud probleeme uuete inimestega suhet alustada. Ma väljendasin ennast palju paremini, kehakeel läks palju parem, kogu aeg hüplesin. Ja 3. aasta oli kõige hullem, või mõnes mõttes kõige parem. Ma väsitasin ennast kogu aeg ära, aga oli vaja teha seda. Mis sa tegid 3. aastal siis? Andsin ennast parima. Andsid endast parima? Kas sa hakkasid teisi noori koolitama? Või? Minu parim ei ole õpetamine. Sinu parim külg ei ole see, aga sa lihtsalt olid nii aktiivne seal. Jah, võiks öelda küll nii. Et sa nägid, et kõik need uued, kes tulevad, siis see sinu kogemus ja see kõik see endast parim andmine eeskuju näol. Kas niimoodi? Põhimõtteliselt mul on kujunenud välja selline asi, et mida rohkem inimesi on, kas ma tean neid, ei tea, see ei ole tähtis, aga seda energilisem ma olen. Ja mida energilisem seda olen, seda aktiivsem muidugi.
kui ma olen aktiivne, siis ma väga ei karda, ma väga ei mõkke ka selle, mis võiks valesti minna. Nonii, siin on hea küsida, mis sa veel teed peale tore? No ma mängin kitarri, Nii, ma joonistan kui äge. ma ka jooksen. Ütle nüüd, miks sa jooksed? Kus sa jooksed ja miks sa jooksed? No ma jooksen niisama, ma ei ole lapsena ma ei olnud väga sportlik inimene, siis mõtlesin, juud ei ole päris mulle. Aga siis ma üks päev mõtlesin, okei, lähme jookseme, proovime ära selle, keset talve muidugi. Ja siis mõtlesin, see tundub mulle täiesti paras, see annab mõnusa tunde. Ja sealt edasi, mida rohkem ma hakkasin jooksma, seda rohkem ma hakkasin mõtlema, et võiks pikemaid distantse läbida. Ja siis äkki 2 aastat tagasi tuli plaan, et teha 21 kilomeetrit. Naljakas lugu. Ma mõtlesin selle nii mitu aastat, mõtlesin, see on nii raske, ma ei suuda seda teha, mul on nii palju vaja treenida. Aga ühel päeval ma mõtlesin, ma ei olnud äkki 6 aega jooksnud. Jooksin ühel päeval 8 kilomeetrit, teisel päeval 12 ja 3. päeval mõtlesin, no mida ma passin, läheme jooksime 21 kilomeetrit ära. Ja nii lihtne see oligi. 21 kilomeetrit. Kuidas need maratonid nüüd olid? Mis see poolmaratoni distants muidu on? Poolmaratoni ongi 21 kilomeetrit ja maraton on 42. Ja. Kas sul on nüüd uus eesmärk ka seatud? Ma üritasin see sügis, tehniliselt või suvi, aga joosta maratoni. Aga siis ma mõtlesin, ma ei ole veel valmis. See maraton on tegelikult ikka palju raskem. Et see raske osa alles tuleb. Ja nüüd ka samamoodi siis ilmselt paari aasta pärast teed ka selle ära. Nüüd on plaanis järgmine aasta. Tundus, et see 21 tuli, nagu alguses oli justkui tundus ka, et ei, ma ei tee seda kunagi ära. Siis ikkagi lõpus tuli see juba täitsa, tegidki ära. See tuli väga lihtsasti. Minu eesmärk oli, et maksimumi ma kasutan oma 10 pausi, ehk siis ainult kõndimispausi, et ma ei jäägi seisma. Mul ei olnud neid vaja. Ma oleks olnud väga uhke enda üle, kui ma ei oleks komistanud. Sa komistasid? Mul oli viimane kilomeeter, ma ei olnud kordagi seisma jäänud ja siis mul oli kivi alla ja panin näo oli vastu maad. Lausa nii hullusti kukkusid lausa? No mõnes mõttes hullusti, aga ma ei tundnud mitte midagi, keha oli ikkagi väsinud. Mälestus on jäänud, aga uuesti saab alati proovida. Ikkagi läksid finišini välja? Jaa, täiesti, lõpuni välja. Okei, selline lugu. Nii huvitav teada kohe. Nii, aga Mare, sinu käest ma tahan hoopis seda teada, et mis sa siis suvel tegid? No mida teevad noored suvel? No, mõni hea näide enda peal. Mina mõtlesin ikka, et ega ma ei taha nüüd terve suvi niisama passida kodus. Nii et otsustasin, et tahaks tööle minna. Ja ega ma mingit igavat tööd ka ei taha teha väga, et päevast päeva lihtsalt poe riiulitel asju panna või midagi, nii et mõtlesin, et mis on siuke kõige huvitavam töö, mida leida, siis vaatasin, et kodu kõrval asub ju uhke Rakvere linnus meil. Vaatasin, et töökuulutus üleval, et otsime palgasõdureid. Palgasõdureid? Jah, ja siis mul tuli meelde, et kui ma väikse lapsena seda kuulutust nägin, mõtlesin ma, et tahaks suurena minna palgasõduriks sinna tööle. Ja nii kiiresti see sama unistus lõi uuesti leeki ja ma mõtlesin, et sinna ma nüüd lähen. Ja unistus suisa täitus, nagu ma praegu aru saan. Täitsa täitus, see oli täiesti imeline. Mida kujutab endast palgasõduri töö? Kindluses? See on selline, võib-olla veidi ilutsev tiitel ka, aga me kõik täiesti liigume seal ringi keskaegsetes saksa palgasõdurite vormides. Aga tegelikult me oleme sellised suveprogrammi giidid. Nii et õppisime endal hulga giiditekste pähe ning siis suviti iga pool tund teeme siis ka mingi vastava tuuri, mis meil on. Ja iga täistund siis me marsime ringi, kas siis mõõkade või piikidega või siis laseme kahurist suure paugu. Ja nüüd mul tuleb imelik küsimus, aga ma küsin ikkagi ära, palgasõdur, et kas sa siis nagu kehastasid sellist nagu mingit noormeest keskajast või on palgasõdur mingi naisriietus ka olemas selleks või? No selline, tegelikult ma olin ikka noormees sellel ajal. Aha. Et tavaliselt ikka külalistel meeldis seal võiks vaadata olla küsida, et kas see seal on tüdruk, aga me juba olime kõik nii rollis sees, et kõik automaatselt ütles, et ei, meil pole siin ühtegi tüdrukut. Jah. Nii et väga meeldiv oli siuke huvitav, sai täiesti kedagi teist mängida suvel. Ülimalt meeldis. Mul on nii hea meel see üle. See kõlab nii põnevalt. Tõesti, oli.
et hea on näha, kui inimene on rahul selle kogemusega ja veel see oli unistuse täitumine samal ajal. No nii, aga vaatamata siis sellisele tihedale suvele või tegusale, töisele mõnes mõttes suvele. Ma ei teagi, kas sa ka käisid tööl, Remek? Suve ma veel ei käinud, aga ma alles alustasin. Siis te jõudsite ka tore suvekooli. Nii, millega te nüüd võiksite, mida võiks küsida suvekooli kohta? No alustame näiteks sellest, et kas see oli teil esimene suvekool? No kaugel sellest, mis see oli mul äkki 3. või 4. Ma ei tea, järg on juba ära kadunud, nii palju käinud seal. Ikka kogemust oli suvekoolidega. Nii, ja siin on hea alati küsida, mis sind sinna aina ja aina tagasi toob? No mis seal muud ikka saab olla, kui see imeline seltskond, mida torekate seast leiab. Sellised ühtsed joontega inimesed, kes sinna kõik tulevad, kõik on sellised, tulevad sinna mõtlevad, et tahaks leida uusi sõpru. Nii et kust mujalt leida paremaid sõpru, kui nendest, kes tahavad ka leida sõpru. Nii et selline seltskond, keda lihtsalt kuskilt mujalt ei leia, vaid ainult tore suvekoolist. Ja Remek, kas sina olid varem käinud? See oli minu 2. aasta nüüd. Põhimõtteliselt sama põhjusega, et leida uusi sõpru, palju rohkem suhteid, iga kord täitub see soov muidugi. Nagu suvekoolis, see on palju erinev, kui minna need kursused läbi oma enda linnas. See on täiesti teine asi, aga samas seltskond on täiesti sama sõbralik. Muutunud ei ole. Kas te panite tähele ja tundsite mingisugust pidulikku hõngu seekord rohkem? No bänd oli küll kohal. Bänd meeldis teile, jah? No nii, Mare tahab öelda, kohe kibeleb seal midagi. No tõesti, ma ei oodanud, et meil selline live esitlus tuleks seal. See oli minu jaoks selline imeline üllatus, sest vaatasin, mõtlesin, et sa poiss, see on vinge suvekool, kui ikka bänd on kohal, enam paremaks minna ei saa. Ikka suvekool 15, korralik pidu. Hästi, aga lähme siis selles mõttes sisu juurde ka, et teil õnnestus kummalgi seal käia läbi kindlasti oma 3 koolitust vähemalt, on ju? Kui mitme päeva peale veel vaadata, et siis võib-olla sa isegi rohkem, aga et mis te ise välja tooksite, et mis see kõige siuksem mõtlema panev koht oli näiteks või milline koolitus kõige enam kõnetas või mõni hea kogemus? No mõtlema pani need koolitused, mis olid ikka karjääri kohta ja need, mis panid tulevikule mõtlema. Et neist sai sellist kasulikku infot, öeldi midagi, pandi mõtlema, pandi ennast ütlema, et mida me tahame tulevikus teha, mis probleeme meie näeme, kuidas neid lahendada, selline mõttetöö käis ikka. Aga samas selline kõige meeldejäävam töötuba oli meie jaoks mängude töötuba. See oli meil teisipäeva õhtul selline viimane asi ja võttis ikka selline mõnus lõdvaks laskmine peale 2 sellist äriplaanide tegemist. Seal sai ikka palju nalja üksteise peale naermist, siuke mõnus koht oli. Ja Remeki kogemused? Jällegi karjääritöötoas. Ma väga palju küll ei mäleta, aga mäletan seda, et me pidime tegema ühe loo, kiire loo, mingi poole tunniga. Meil lubati, et me otsime mingi koha, kus me saame kirjutada. Me leidsime Marega äkki 10 minutit hiljem selle. Me hakkasime kirjutama märja paberiga. Kirjutasime, siis ma vaatasin, et Marel ja ühel teisel sõbral läheb väga hästi, nii nagu pool lehte juba tehtud. Vaatasin ennast, mingi 1 lause seal kirjas on. Aga siis, kui aeg oli vähe, siis ma hakkasin niimoodi kirjutama. Ma valmis ikka ei saanud, aga ma hakkasin kirjutama. Ma ei saanud seda lugu valmis, aga see andis paar mõtet, see, mida seda pidi tegema, selle ülesande mõte, et see läks nii, nagu see pidi. Ja Mare küll ütles, et mängude töötuba oli selline lõdvestav. Ei olnud see midagi. Ja sul on teistpidine arvamus. Meil on... Te olite ühes samas moodi käsitas, ma saan aru, et... Me mängisime... Mis mängisime? 4 mängu. 3-4 mängu. Me mängisime kõik samad mängu, aga üks oli kõige parem. Sinna kaardimäng, aga seal oli üks kell. Ja kui tuleb kindel number puuvilju selle kaardi peal, siis pead lööma kella. Asi see mängus oli 5 või 6 inimest. Ja kui kõik tahavad lüüa seda kella, siis keegi kaotab käe. Ahah,
ja see nii hullusti kohe. mitte hullusti, aga see oli väga-väga lõbus kella peksta. Üks vist tegi selle kella katki, ma olen üpris kindel, aga lõbus oli see ikkagi. nii et sina seal ei lõõgastunud, vaid seal sinul just energia tõusis ja läks väga... Alguses ma sain pähe, ma sain niimoodi, ma ei saanud isegi kella puutuda, aga lõpuks mul oli käsi valmis lihtsalt, mul pidi vist käsi keha taga olema või pidi see vist kusagil allpool olema. Okei, aga ma olin valmis. Ma vist viimase mängu ma isegi võitsin sellepärast, ma lihtsalt vaatasin seda kella. Vaatasin küll neid puuvilju, kõik kaarte, kõik on korras ja ma lihtsalt vaatasin seda kella. Ja lõpuks see tasus ära. No nii, ja nagu me teame, kõik on ju meie osalejad, kogenud osalejad siin kolmekesi, et igal õhtul tore noored ju ise teevad ka etteasteid. On see siis kas omaloominguline kava esimesel päeval lihtsalt sellest, et me oleme kõik kokku saanud ja teisel päeval siis vastavalt sellele, mis on viimane koolitus. Et Mare, sul on mingisugune põnev lugu sellega seoses? No mul on ikka meeles, kuna meil see mängude töötuba oli viimane, muidugi me võtsime need samad mängud ja tegime nende kohta hea näidendi. Ja siis meil oli mõte, kuna see kellamäng, millest siin ka Remek enne rääkis, see tõi kõigile nii suure hasardi sisse, siis me mõtlesime, et see kell peab olema oluline osa ka meie näidendist. Nii et tegime 3 osa seal, iga mängu kohta 1 osa, ja iga osa vahel siis kellaga käis selline väike löök ära, et ikka saab aru, et uus osa hakkab. Ja see oli väga lõbus, mina sain olla see sissejuhataja seal, tegin nagu õhtujuht saates. Mõnus selline algus, et kas teil on kunagi igav olnud, siis meil on lauamängud, mis lahendavad kõik teie probleemid. Ja sellist saigi selline korralik nagu telesaade, tundus, et rahvale ka meeldis, sest ikka iga nalja peale naerd ja sellist on kõige paremad kogemused, kui need õhtust näidendid, need on naljakad ja ka naljad lähevad rahvale peale. No jaa, seda on kohe tore kuulda, et te saate seal nii palju kogemusi ise veel nii esinemisega kui ka sellega, et kuidas publikut haarata ja kuidas ületada oma igasuguseid värinaid ja hirme. Jaa, kui äge. Nii, aga nüüd me saame öelda, et meil on stuudios on tore hooaeg käima läinud. Suvele paneme punkti. Homsest hakkab sügis ja no mis me võiksime sellesse hooaega kaasa anda? Kas te olete neid saateid üldse vaadanud? Ma küsin niimoodi. Rauhti küsin kohe. No ausalt, ega ikka väga ei ole. Ei ole jõudnud vaadata? Ei ole jõudnud. Nii kohutavalt pikad tunduvad vahepeal. Tunduvad pikad, jah? Et peab nagu aega varuma selleks. Jah. Aga mõne ikka oled ära vaadanud? Ja ikka. Seal mõned vahepealsed osad, kui on eriti põnev tundunud, siis ikka tõmbab vaatama küll. No aga see on ju loomulik. Mina ka ei vaata ühtegi asja niimoodi, et ma vaatan kõik osad ära. Et ikka vaatad nagu siis, kui aega on ja see, mis meeldib ja... Jah, täpselt nii. Nii et ma arvan, et tegelikult ei ole midagi katki. Mul on hea meel kuulda, et sa oled mõned väga põnevad vaadanud. Ütle nüüd, mis need olid ka. Üks oli... Mis sulle meeldisid? See oli see stiili osa oli minu arust oli siia kutsutud üks moelooja. Ja vaatasin seda, see oli väga huvitav kuulata seda juttu. Ma mäletan, et eks ma vist samal ajal tegin midagi muud ka, aga taustaks oli väga mõnus vahepeal ikka võitis kohe kuulamise mõtlesin. Hea jutt on. Huvitav. Kuule, aga siit saame uue idee, äkki me peaksime neid saateid hakkama ka helifailidena välja andma. Podcasti saated, väga huvitavad podcasti ma kuulan. Ta vaatab YouTube'is pildiga, kellel on rohkem aega ja telekavärki niimoodi tahab endale luua ja kes tahab, siis läheb jooksma näiteks kõrvaklappidega ja paneb endale. Kuule, see on väga hea idee. Nii, veel. Rääkige veel mingi hea idee. Mis me võiksime sellel hooajal teisiti teha või uut moodi teha? Või keda kutsuda? No mul meeldivad ikka siukeseid saateid vaadata, kus on sellised inimesed, kes teavad, kes on ise midagi ära teinud väga. Et kui on selline mingi huvitava looga inimene, võt sellised huvitavaid elulugusid mulle täiega meeldib kuulata. Nii et kui saaks jälle mingi sellise, kas mingi firmajuhi või mingi organisatsioonijuhi, aga keegi, kes on teinud ise midagi ära, siis seda ma kuulaks nii hea meelega.
väga hea mõte jälle. Oi, ma jätan selle meelde. Me kindlasti leiame neid toredate lugudega inimesi ära teinud. Ma ei tea, mida iganes nad siis ära on teinud, aga selliseid inimesi. Remek, sul on midagi lisada? Mis sa mõtled sellest? väga midagi erilist ei ole, aga kui kutsuda kedagi, ma tahaks kedagi kunstilist. Ma olen ise vaata kunstnik, siis mõtleks, et mingi huvitav kunstistiil. No, ma ei oska isegi midagi välja tuua, aga see on lihtsalt idee. Mulle meeldiks kunstisuund. Kas sa seda kunstnik Marko Pikati saadet vaatasid? Meil oli üks, otsi üles, üks oli kunstnikuga ja tegelikult ega see moelooja on ka kunstnik. Nii et kui sealt niimoodi vaikselt otsida, siis leiab. Aga issand, kui huvitav, siis saaks sinuga ju täitsa eraldi saate teha, kui sa ise ütled, et sa oled kunstnik. Olen nõus tulema. Oi, äge! Nii, aga mis stiili sa ise siis? Küsin paar küsimust juba praegu kohe ära. Milline sinu kunst välja näeb? Seda peab kindlasti näitama. Seda peab jah näitama, aga suuremas ma nagu joonistan markeritega nagu rohkem. Ma olen ise ma pole vist pool aastat ühtegi teost valmis teinud, kuna mul on üks projekt, mis praegu kestab märtsikuust äkki. Nii põnev, nii, mis see on? No, hetkeseisuga see on lihtsalt vaipmaa peal, see on lihtsalt nii suur. Kuna ma joonistan karaktereid, siis ma mõtlesin, teeks ühe pildi, kus oleks 100 karakterit koos. Kõik teevad oma asju muidugi, aga kõik oleks seal sees. Ma arvasin, see on natuke lihtsam, aga see võtab ikka kohutavat aega. Kui ma proovin mõelda. See on siis nagu laiali laotatud praegu sul, oleks võimalik laiali laotada ja seal on 100 erinevat karakterit, mis omakorda moodustavad siis midagi? Või kuidas? No põhimõtteliselt. Ma ei taha väga midagi öelda. Äkki 1/3 on alles valmis, ma veel ise ka mõtlen. Mul 52 karakterit alles peal, küll ma jõuan sinna. Idee, plaan ongi, et joonistan ära ja siis mõtlen asju peale. Ja siis sa teed näituse või mis sul sellega plaanis on, kui valmis saab? See läheb seinale. Oma koju seinale? Ja, ma arvatavalt teen midagi sellega, et teos nii suur, ikka mõttekas oleks midagi teha sellega midagi. Aga vaatab, ma jõuan sinna. Okei. No igatahes, mul on väga hea meel teie üle, tundub, et teil on nii põnev elu seal Rakveres ja üleüldse iseendaga ja teeme siia, meil justkui nüüd hakkab saade läbi saama, siis meil tuleb vahetund ja nüüd me teeme ühe mängude vahetunni, nii nagu teie torekad seal alati teevad oma noortele ja mul on ettepanek, et Epp võiks sealt tulla ja seda mängude vahetundi aidata sisustada meil. Meie oleme kaasategijad, väiksed noored. Teeme niimoodi. Hästi, Epp, ütle, mis me tegema peame. Kõik koos. Na, 3 asja. Remek, mida sa täna hommikuks sõid? Putru, võilibe ja kalasupp. Na, 3 asja. Mis on 3 tored värvi? Sinine, kollane ja punane. Na, 3 asja. Ütle 3 asja, mis torekatele hästi olulised on. Sõprus, hoolivus ja olemasolemine. Na, 3 asja. Ja 3 sõna on stuudios on tore.